tere hommikust, poiss. Mis see veel on, Mäpsi? Mis see on? Äpsu. Mama. Mama. Mama, mama, mama. Äpsu, sa kavatsesid mul tagakäpa ära läksida või? Äpsi. Kaputsi. 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 Mama. No näita, mis sul on seal, poja. No näita. Ma ei saa ju aidata sind, Äpsu. Siis ütleme Rimmile täna, et ta sul tagakäpad, need lõikaks ära. Äpsi, kus on Katrini piip? Äpsi. Suka! Sa väike tõhka. Блядь, alusus ju Äpsu. Hakkame ju jäänud. Kuule, Äpsu mõru kurdab, et tal oleks vaja tagakäppade küüsi lõigata. Ai, soolistikus lõi olukorra. Mõtlesin, et jah, ta natuke raisin nagu jonnib, et ta tahaks.
Sihuke ongi mu hommikupoolik praegu viimased 3 päeva olnud. Peale selle, kui ma üritan nüüd taastada. Mõtlesin, et ma teen talle terve päeva, aga siis mõtleme, et kas ma ise vaataks või? Võib-olla, kui oleks huvitavalt tehtud, siis ma vaataks, sest et kusjuures hetkel praegu mulle meeldivad need ASMR-id, vaatan neid just seal, kus nad on nende täispuhutavate nende kämparitega on metsas ja seal vihma sajab ühesõnaga niimoodi. Mis juhtus vahepeal? Kuidas ma nüüd ütlengi? Kõike korraga liiga palju lihtsalt mahtus mu sisse. Või ei mahtunud sisse, vaid ajas juba pikalt üle. Aga ma üritasin kinni panna need siis augud, kus siis läbi tuli. Perekondlikud asjad. Nagu ma olen ka eelnevates loogides maininud seda, et ma ei ole harjunud lastega, aga mul ei ole nüüd hetkel praegu elukaaslaste laste vastu mitte midagi. Ja lihtsalt neid on korraga liiga palju. Mitte midagi nagu halvasti, see on kõik täiesti arusaadav, et ma ju ei pea tegelikult ju koheselt ära harjuma sellega ja niimoodi on. Mitte see, et nad üle nädalavahetust käivad ikkagi meie juures, aga see, et praegu suvel nii pikalt olid meie juures. No, küll üks on, aga ikkagi. Aasta tagasi on mõelnudki selle peale. No ja siis kõike muud, kodus olid pingeid ja meie omavahelised pinged olid elukaaslasega ja kõik need nagu kulmineerusid liiga räigeks ja lõppkokkuvõttes me ei kuulnud üksteist ja kõike muud siukest. Viimast nädal aega, siis eelmine nädal ma sain hästi palju rahusteid. Sest ma juba sain aru, et ma lihtsalt ei suuda, ma ei pea välja, mu närvisüsteem ei pea välja. Ja laupäeval siis ma tundsin seda, et mul on eelminestamine. Ja siis mul olid sellised tasakaaluhäired, mul korra nagu tõmbas pildi nagu kinni mitte paariks sekundiks, sekundist pool äkki, pool sekundit siis. 2 korda niimoodi väljaksaltas. Ja siis ma juba sain aru, et okei. Nüüd on see kõik, stopp, nagu see on ikka täiega kõik. Olin päevadse rahulik, päeva lõpuni õigemini. Ja siis ärkasin pühapäeval üles, mul on jälle mingi power on ja mõtlesin, et davai, et ma koristan. Ja siis mina koristasin täitsa isegi hästi tundsin, kusjuures see koristamine isegi aitab mind mingil määral, kui ma olen hommikusse jooksnud. Siis öeldaksegi, et kui kõik su ümberringi on koristatud ja puhas, siis on ka sinu endas puhas. Ja siis läks midagi jälle pekki ja esmaspäeval oli täiesti see madalseis ja ei suutnud üldse põhimõtteliselt väga poodiski püsti tulla. Ja teisipäeval siis juba enam-vähem okei, aga ikkagi ma otsustasin, et ma täna veedan eilsest päeva voodis kodus mitte midagi mitte tehes. Ja nii on. Mul on kahjuks keeruline sellistel aegadel üldse mingisuguseid looga teha. Võib-olla teid huvitakski see, mis toimub, aga nagu ma olen eelnevatki öelnud, et kõik ei ole minust. Ja ma kahjuks ei saa luua teile seda contenti.
mis siis toimub ja ega eriti. Teate, ma olen küll öelnud seda, et ma ei taha nagu hullult väga neid telgitaguseid jätta, onju. Aga ma ikkagi jätan telgitaguseid, sest et pole üksinda. Oleks ma üksi või siis, kui ma vlogimist alles alustasin, siis mul oli suht suva tegelikult. Nagu ainuke telgitagus oli mu töö. Too aeg. Praegu hetkel on see muu midagi. Jah. Mis ma saan nende selle magamisega ja kõige muuga tavaliselt on see, et mul selginevad mõned asjad, kuhu ma edasi pean liikuma. Miks ma muidugi hästi tihti magan, kui ma olen ummikus omadega, sest et see aitab mind. See aitab mind, ma näen seal midagi selgemini. Ma magasin ka enne seda, peale seda, kui ma videosid tegin. Ja selle unega just tuligi mul. Miks ma katkestan asju? Ma näen hästi tihti praegu unes seda, et ma olen läbi kukkunud. Just gümnaasiumiga, aga gümnaasiumit ma näen nagu endist põhikooli. Ja siis ma mõtlengi, et nagu kas mul on nii räige läbikukkumis see hirm, et ma matan ennast juba enne ära, kui nagu käes on see. Toon näiteks. Okei, kui ma päästekorraldust õppisin, jah, ma lõpetasin selle ära. See oli ka mingi vau, mis imel, et ma selle ära lõpetasin. Okei, enne seda gümnaasiumist ma olin kokku 4 aastat, seal oli väga suur oht, et ma ei lõpeta seda ja eks see hirm on jäänud siiamaani mul selles hinges, kuigi suva, et see oli mingi, ma fucking vana ma olen praegu, 27 on ju. No see oli mingi 8 aastat tagasi, 8 aastat tagasi, et siis ma ei lõpetanud nagu oma klassiga ja see tegi haiget mulle väga. Ma läksin täiskasvanutesse, okei, siis tuli päästekorraldus, on ju. Peale päästekorraldust ma tundsin, et ma enam ei taha õppida hetkel vähemalt lähitulevikus. Ja siis ma läksin paari aasta pärast päästeteenistusse, bakalaurusesse, kõrgrakenduskool või mis, kõrgrakendusharidus ja no baka ühesõnaga. Bakalaurus, siseturvalisuse bakalauruse kraad või mis iganes. Ja ma ju katkestasin peale esimest kursust, sest et ma otsustasin, et ma ei handli ära olukorda ja nii ongi. Praegu kogemusnõustamiskoolitus. Täpselt sama. Ma nagu mida ma nagu lõppkokkuvõttes kardan, et kas mul on kahju? Jaa, loomulikult siiralt on kahju, aga ma lihtsalt mõistan seda, et kui ma oleks praegu kogu selle nagu põrgu kõrvalt, mitte põrgu kõrvalt, issand jumal hauss on ju, siis hullumeelsuse kõrval nagu teinud ka praktikat, siis ma ilmselt ei oleks suutnud ju kuidagi keskenduda sellele, sest et mul on niimoodi, et ma pean ühele asjale keskenduma, ma ei suuda enda elus nagu multitaskida mitme asjaga korraga, et ma annaksin sama palju energiat. Ma ei tea, kas ma olen kusagil üldse rääkinud seda, kuidas mul see energia jaotamine käib. See käib juba nädala alguses, ma jaotan oma energia ära.
et esmaspäeval läheb nii palju, teisipäeval läheb nii palju, ühesõnaga pühapäevaks mul peab jääma midagi reservi ka. Igaks juhuks, kui juhtub mingisugune apsakas nädala sees, mis ei olene minust ja see keerab täiesti kõik mu plaanid pea peale, see tähendab seda, et järgmised 2 päeva on hästi suures ohus, et nad on läbi kukkunud. Ja niimoodi käibki mu nädala siuke bipolaarne asi, et ma liiga tihti neid asju ära võtta. Teate, ma endiselt ei ole viitsinud ära võtta selle režiimi ära, mis paneb 1 või 2 minuti pärast mu veel aega tegema niimoodi, sest ma tahan ka ennast näha. Jah. Aga ma ei oskagi nagu mitte midagi öelda. Ma ei ütleks seda, et pea on tühi, ei, pea ei ole tühi, pea on ikka väga täis asju. Täna on pigem teine päev, kus ma olen ilma rahustiteta. Ja ma võtan ikkagi oma need põhidoosid, mis mul vaja on. Aga ilma lisadoosideta. Sest et ja ma tunnen, et mul on ärevus on ja, aga ma üritan ikkagi endaga teha nii, et kuule, ärme võta palun ausalt. Ma lihtsalt tunnen, et ma varsti olen mingi rahustite sõltlane ja siis on eriti peesne. Ma ei taha olla sõltlane. Nagu jälle mingi uue asja sõltlane. Mul läheb nagu praegu jätkub gassõltuvusest, alkosõltuvusest. Teate mis või? 2 nädala pärast on mul aasta, kui ma olen puhas olnud. Ma ilmselt räägin sellest kindlasti. Ja ruugis lähevalt. Kuidas ma läinud see aasta on? Kas mul on raske olnud? Spoiler, jah. Aga ma olen siin ja praegu ja ma olen hakkama saanud nii, et see on pikk maa, aga samas mitte veel nii pikk maa. Võt niimoodi ma tõmbangi alati kõik need maha. Ja teistel inimestel täpselt samamoodi. No, sa oled nagu ideaalne, aga päris veel ei ole. Miks ma olen nii nõme kohati? Ei, ma tunnen praegu, et ma ei tohi endale halvasti öelda. Ma olen ikka nagu räigelt strong woman enda silmis ja mul on pohhui, mis silmis, kelle ma peaksin olema teiste omades. Teiste silmides ma juba tean viimased no ma arvan, et viimased 15 aastat, kes ma teiste silmis olen ja siis ma olengi nagu mingi, kui seal midagi vahepeal võib muutuda, võite märku anda, aga üldjuhul seal on muutusteta. Läänerindel muutusteta. Ja ma loen praegu raamatut ka, ma tunnen, et ma tahan seda. Ma olen endiselt sama raamatu peal. See on autistliku spektriontega laste kohta raamat. Väga huvitav on. Nii nagu koolitusel ka räägiti, seal kogemusnõuste koolitusel räägiti, et väga hullult nagu ei puudutatud seda teemat, aga öeldi, et meil on igalühel on need jooned olemas mingil määral, vähesel määral. Täpselt samamoodi nagu bipolaarsus, ATH, meie käitumine võib võimenduda üle täitsa skisoids, eks on ja kuigi ta ei ole skisoidne, aga et jah, siuke hästi huvitav on. Seda peab mõttega räigelt lugema, sest et kui ma mõttega seda ei loe, siis on peeska. Aga ma tahtsingi ennast tulla näitama. Et päriselt ma olen elus, ma praegu kogun hinge selleks, et midagi vägevat taaskord oma elus saada. Me arvatavasti lähme täna
metsa kukeseeni korjama. Ja et ma ei tea, et mis ma nendega peale hakkan, aga noh, äkki läheb vaja. Tegelikult ma saan vanematele viia ja siis mina ütlen, saab müügiks ka lasta, sest ikka keegi ostab. Väga suuri summasid ei viitsi panna nagu 50 € kilo. No ma saan aru, et mu tund ikka maksab päris palju, aga noh, see on ju samas ju teraapia minu meelest. Ta võiks veel vihma ka sadada. Ma ei tea, mis mul selle vihmaga on. Ma niimoodi naudin, saad aru, mul lausa tuleb see kananahk, tibutagi, külmavärinad, mis iganes, kuidas seda nimetatakse, tuleb peale. See on nii mõnus. Vot niimoodi. Aga näeme juba järgmises vlogis. Ma üritan ikkagi hoida seda nii nagu plaanis on. Ja proovin ka teavitada varasemalt ikka, no mitte varasemalt, aga paar tundi enne vlogi välja laskmist. Et varasemalt ma enne mitte midagi, kui kell on 7, ei ole ma isama mitte midagi, äkki võib-olla ma midagi mõtlen ümber. Mul on ju olnud ka niimoodi, et ma olen kell 8 või kell 9 õhtul hoopiski lasknud välja. Vahest juhtub niimoodi. Aga järjepidevus, ma ei saagi olla ideaalne ja nii on, alles õpin järjepidevust. 27 aastat ei teadnud, mis asi see on ja siis nüüd õpin. Ja ma ei saagi ideaalne olla. Lõppen puh. Ma ei õigusta ennast, ma õigustan ennast. Jah, ma õigustan ennast. Vot, aga ma lähen teen midagi. Lähen piibutan ja olen niisama ilus, nagu ma olen. Nii et bye.